Räägime ettemaksuarvetest. Ettemaksuarveid saab minna looma müükija arvede alt, lisades kindlasti tehakse ettemaksuarve konkreetsele kliendile ja ettemaksuarve korral muudetakse dokumendi liik siis vaikimisi arve saatelehest ettemaksuarveks. Nagu ikka, saab seda kuupäeva määrata, saab konkreetsemalt ladu määrata, kliendi ehk siis maksja aadressi ja kauba saaja aadressi võib siis eraldi määrata. Vaadata üle maksetähtaega, viivist, sellised üldisi andmeid ja kindlasti valitakse siis toode, näiteks selline aku, see kogus võib siis olla suurem, ehk siin on näha, et 5 tükki neid laos on, 5 tükki ka sooviti ja kokku siis 575 €. Ning ettemaksuarve, nagu teisedki arved, vajab numbri saamiseks kinnitamist, aga praegu, kui ma teda salvestan, ütleb programm ka, et palun täida ettemaksulahter, mis tähendab seda, et erinevalt tellimustest, kus võis ükskõik millise summa klient nii-öelda maksta enne, kui sellest arve tehti, tuleb siin anda konkreetne protsent, on ta siis 100 või 50% ja programm kuvab siia ka vastavat summat. Ning on ka võimalik, et ka ettemaksuarvega broneeritakse kaubad, kas siin määratava kuupäevani või kuni on ettemaksuarvest tehtud siis järgmine dokument ehk arve saateleht. Ja kinnitame. Ettemaksuarve saab numbri, ettemaksuarve saab siis saata e-postiga või trükkida ja ettemaksuarvel on siis välja toodud ka ettemaksusumma, ettemaksu käibemaks ja jääb tasuda. Kui me selle kliendile oleme välja saatnud, siis see kohustab teda teatud aja jooksul selle ettemaksuarve eest tasuma. Kui ta aga selleks ajaks ei tasu ja ütlebki sellest ettemaksuarvest lahti, siis on teda võimalik siit tühista nupu kaudu tühistada, aga muidu peaks tulema siia ka laekumine peale. Tuleb ta siis läbi ERPLi Puksi raamatupidamise liidestuse, imporditakse ja seotakse või pannakse käsitsi peale, aga see ettemaksusumma peab olema tasutud enne kui jätkatakse. Nii et me näeme siin siis sellist rida ja seejärel me saame ettemaksuarvest minna tegema juba siis lõplikku arvet ehk anda ka kliendile siis kaup välja. Programm võimaldab muidugi teha selle järgmise dokumendina ka omakorda ettemaksuarve, kus siis klient peab ülejäänud 50% ära tasuma. Nii et tal on enne päris arveks tegemist tasutud juba 100%. Aga kuna enamik ikkagi maksavad siis ülejäänu pärast, teeme tast lihtsalt arve, klikime siia arveks, dokumendi liigiks on siis arve saateleht ja jällegi, kui ma ta kinnitan, siis saab ta numbri, teda võib siis välja trükkida või saata. Ka siin kuvatakse siis seda ettemaksu osa. Võimalik on ka, et saldoteatis näitab siis kõiki neid vajalikke summasid ja oli ka dokumendi alus siis ettemaksuarve.
Me võime teha nii nagu ikka pakkelehe selle saadetise kohta. Ja kui me vaatame laekumisi, siis see ettemaksu laekumine kanti edasi siia arve saatelehele. Nii et klient on tänu sellele arve saatelehega võlgu vaid poole. Me näemegi, et selle arve saatelehel on kogusumma 575, võlg on 287,50 ja ta on alguse saanud ettemaksu arvest. Kindlasti tuleks teada, et ettemaksu arvet juhul, kui ta on tasutud, krediteerida ise ei saa. Selleks tuleks kõigepealt ettemaksu arvest teha ikkagi arve saateleht ja see krediteerida. Ehk kui klient ei ole selle kõigega rahul, siis see arve saateleht võetakse lahti F4 ja koosta krediitarve koos kõikide nende kogustega ja kinnitades taas tekib siis krediitarvele laekumise kanne krediitarvega ning sellele arvele, millest ta tehti, tekib ka laekumise kanne krediitarvega kogu krediitarve summas. Nii et see esialgne 50% tasumine tuleb siis kas sellest arvest lahti siduda, võttes selle arvelahtri tühjaks ja jättes ta ettemaksuks, või tuleb siis teha täiendav tagasimaks selles ettemaksu summas 287,50, aga miinusega. Ja sellise viisiga, kuidas tasutakse, et ka nii saab siis selle kliendiga tasa arveldatud.